igale linnavalitsusele on oluline see, mis on selle linna inimestele oluline. Et ma pean päris ausalt tunnistama, et tegelikult Võru inimestele lähevad väga korda keskkonnaküsimused, niisugune eluterve, looduslik elamisviis. Peab ka mainima seda, et hea on, et tänapäeval käivad ka keskkonnaküsimustega kaasas majandusküsimused ja tihtipeale need mõistlikud keskkonnalahendused on ka majanduslikud mõistlikud. Võru linna on juba aastaid läinud praktiliselt 100% üle siis taastuvenergia baasil soojuse tootmisele. Ja see protsess on olnud alguses avaliku sektori ja hiljem ka siis erasektori eestvõtmisel. Võrru on tehtud väga palju investeeringuid, et meie toasoe oleks võimalikult keskkonnasõbralik ja taastuvenergia baasil. Teise asjana sooviksin välja tuua seda, et Võru linn on siis esimene linn Eestis ja tõenäoliselt ka Baltikumis, kus kogu tänavavalgustus on väga energiasäästlik ja keskkonnasõbralik. Ehk me oleme jõudnud viimase 6 aastaga vahetada välja kõik energiat raiskavad ja küllaltki viletsasti valgustavad lambid palju parema valgustusega ja palju säästvamate lampide vastu. Ja kindlasti tahaks veel välja tuua ka see, et linn on juba aastaid panustanud sellise biojäätmete kogumisse. Oleme rajanud korralikud biojäätmete väljakud, kus on võimalik komposteerida, koguda kokku linnast lehed, puuoksad ja kõik need asjad lähevad ju taas kasutusse. Ka siin pargis on kasutatud siis sedasama komposti, mis nendest lehtedest on tekkinud ja samuti on ka linnarahvas seda komposti saanud kasutada. Võru linnas on meil väga sellised tõeliselt roheliselt mõtlevad linnaametnikud, kes on aastate jooksul eest võtnud väga palju toredaid keskkonnaalaseid teavitusüritusi. Üheks võib-olla niisuguseks silmapaistvaks näiteks on siinsamas meie ümber olev see korelipark ja need puud ja põõsad, mis siis on sündinud sellise toreda festivali nagu Roheline Võru raames, kus toimus siis istutustalgu, millest võttis osa ligi 400 linnakodanikku. Meil on koostöö erinevate koolidega sama projekti raames, et just lastele, õpetajatele tuua linna seda mitmekesisust tutvustada, milline on meie looduslik mitmekesisus. Lisaks sellele toimuvad Võru linnas iga-aastaselt suured üritused, kus alati on mingisugune keskkonnateema kaasatud nende üritustega. Ma arvan, et me hoiame oma stiili ja rütmi, ehk siis kuna me oleme siiani järjepidevalt keskkonnavaldkonnas arendusi teinud, siis samamoodi me sellega jätkame, et meile kindlasti üks olulisemaid suundasid on energiasääst, nii elupindade kui ka tööstushoonete ja kõige selle poolelt. Võimalikult vähe kasutada energiat, aga samas läbi sellise tegevuse tagada ka maksimaalselt head elukeskkonda, töökeskkonda. Me ei salgagi seda, et tahame olla üks parim puhta keskkonnaga koht nii Eestis kui maailmas, kus on väga hea elada.